Et Isover villa hoone energiatõhusus vastab juba 2021. aastaks kinnitatud nõuetele, siis uurisime täna lähemalt, mis imetrikkidega see saavutatud sai sellise villa puhul. Uuendusi, nutikamaid lahendusi ja trikke tõesti on. Mis on siis olulisim, millega on saavutatud selle villatüüpi hoone nii võimas soojapidavus? Isover villas lahendati konstruktsioonide veeauru ja õhupidavus Isover Vario aurutõkkesüsteemiga. Ja Isover Vario aurutõkkesüsteem on selles mõttes unikaalne, et Isover Vario on varieeruva aurutakistusega membraan, mis töötab kahtepidi. Suvel ta on avatud struktuuriga, nii et konstruktsioonis olev niiskus saab hoonesse sisse ja selle saab siis ventilatsioonisüsteemi kaudu eemaldada ning talvel sulgub ning töötab nagu tavaline aurutõkke. Ta on väga hea lahendus, kui ei ole täpselt teada, näiteks renoveerimises, kui ei ole täpselt teada, kuivõrd niiskus kahjustunud on konstruktsioonid, et siis on niiskuse väljasaamine piirdest kindlasti ka tagastatud isegi sissepoole kuivamine on võimalik. Vario aurutõkkesüsteem on nii katuslael, välisseinal, põrandal on õhutiedus tagatud siis põrandabetooniga. Et õhukindlat kihti saada, siis on kõige suuremad ohukohad on tavaliselt akna ja uste ümbruskohad ning igasugused kõikvõimalikud liitekohad, erinevate konstruktsioonide liitekohad ja külgnevate konstruktsioonide liitekohad, näiteks kui aurutõkke liitub betooniga või on hoopiski aurutõkkest mingi läbiviik, mida siis peab uuesti õhutihedaks tegema. Et need on sellised kõige kriitilisemad kohad. Vario aurutõkkesüsteemis on 3 põhitoodet, millest kogu süsteem koosneb. Esiteks on varieeruva takistusega aurutõkkemembraan ning siis on olemas 2 erinevat teipi ja 1 liimmastiks, et nende 3 tootega saab siis teha õhupidavad piirded. On olemas mitmed lisatooted, millega siis saab kiiremini ja lihtsamini ning kindlama kvaliteediga saavutada piirde õhupidavused ja veeaurupidavused, aga põhimõtteliselt piisab ainult 3 tootest.